Tere, kallid kaasteelised! Alustame algkristliku jumalateenistusega. Issand, õnnistagu meie päevasid, Issand, olgu meiega, kaitsku ja juhatagu meid, olgu meie ligi. Ja tänase teenistuse alguseks laulame laulu 289 kiriku laulu- ja palveraamatutest. Et kui inimesed seda videot jälgivad, siis on neil võimalus hiljem, kui see on üles laaditud, kõik kaasa teha. Sind Jumal tahan armastada ja südames sind teenida. Su nime tahan ülendada ja sinu seadust pidada. Sul tuksub iga silmapilk, huvine veretilk. Ma tahan ühes armastada ka ikka oma ligimeest. Ta häda püüda vaigistada ja avitada hädalist. Ta kurbus minu kurbus on, ta õnn on minu õnn. Ma tahan pattu eest end hoida ja hinge puhta pidada. Ja kõlblist elu tahan püüda, siin ilmas ikka elada. Siis Jumal oma vaimuga mu tahtmist kinnitab. Issand on meie kõikidest ennast ohverdanud. Ta on maailma toonud selle, mida seal varem ei olnud, halastuse ja armuväe. Ja nüüd on ka Issand ju öelnud ajaraamatu 9. peatüki 7. salmis. Õndsad on su mehed ja õndsad on need su sulased, kes alati su ees seisavad ja su tarkus kuulevad. Olgu Issand meie ihu, südame, hinge ja vaimuga. Ja tänane psalmi lugemine tuleb 121. salmist ja loen psalmi tervikuna. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi. Abi tuleb mul Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalg väärata, ei su hoida tuku. Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Issand on su hoidja. Issand on su varjaja ja su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega öösel kuu. Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Issand puhasta oma sõna läbi meie ihu, süda, hing ja vaim. Issand, ja nüüd, kallid kaasteelised, kutsun üles pihile. Issand, me ülistame sind selle eest, et saame sinust armuväge, selleks, et panna koormad sinu ette ja muuta oma elu sinu väärilisemaks. Issand on psalmis 38, salmis 22 ja 23 öelnud. Ära mind ilga, Issand mu Jumal, ära ole minust kaugel. Tõtta appi mulle, Issand, sa mu pääste. Issand, me anname au kolmainule selleks, et osa saada sinu armust ja elu väärilisemaks muuta. Me toome kõik, Issand, sinu ette, mis meid koormab, mis meid vaevab ja millega me oleme sinu tahte vastu astunud. Ja me teame väga hästi, et me ei suuda sulle
truud olla, isegi kui me väga sooviksime, isegi kui meil seda vaja on. Me sageli, vaatamata sellele, et on lõpuajad ja igal asjal on tegelikult hind palju kõrgem kui varem. Isegi siis me komistame, sest meie loomus ei võimalda lihtsalt seda, et me issand sind truult ja ustavalt teeniksime. Me oleme sellised. See ei sõltu sellest, mida issand on kaasa pannud või panemata jätnud, vaid ikkagi asi on meis, issand. Sina oled oma ainsa poja ohverdanud. See on kõige võimalikum suurem ohver, mis üldse võimalik on. Aga isegi seda ei suuda me mõista ja sinu armu ja armuväge vastu võtta. Issand, me toome kõik sinu ette ja me tunnistame kõik sulle ülesse. Jeremiia raamatu 3. peatüki 22. salmis on öeldud: pöörduge tagasi, taganenud lapsed, ma teen teid terveks teie taganemisest. Vaata, me tuleme sinu juurde, sest sina oled issand, meie Jumal. Me olemegi sinu lapsed ja pöördume sinu juurde, et saaksime osa sinu armust. Issand. See on väga tähtis ja oluline, et me julgeksime selle vastu võtta. Et me julgeksime ikka ja jälle sinu juurde tulla, isegi siis, kui me ei julge tunnistada, mida oleme teinud või tegemata jätnud. Sest sina annad meile andeks, kui me sinu armuväe vastu võtame ja oma päevades püüame selle elavaks muuta. Me teame seda, issand. Ja me paneme lootus ainuüksi sinule ja tunnistame siis sulle üheskoos nõnda üteldes kõik vead ja eksimused ülesse. Kogu loodu issand, kes sa enda ainusündinud poja meie pärast ohverdasid, mina, vaene, patune inimene, tunnistan sulle ülesse kõik oma sinu tahte vastuastumised, mida ma olen teinud ja tegemata jätnud. Ihu, südame, hinge ja vaimuga, nii nähtavas kui ka nähtamatus maailmas. Minul on nende pärast väga kahju ja kaetsen neid südamest ja palun sinult sinu armuväge, et ma lõpuajal sinu tahte vastu ei astuks. Ma tean, sellel on väga kõrge hind. Seda kõike palun ma sinu poja meie issanda pärast. Kindlasti olen mina sinu viha ja nuhtluse ajaliku igavist ära teeninud. Issand, ma toon kõik sinu ette ja tunnistan sulle kõik ülesse. Issand, anna mulle oma armuväge, et ma oma elu, püha vaimu ja sinu kaitse ja juhatuse järgi saaksin sinu vääriliseks muuta. Seda kõike ma palun sinu poja meie issanda pärast. Issand, halasta, Kristus halasta, issand halasta. Kui see on teie tõeline tunnistus ja palve, siis kinnitage seda oma puhtast ihust, südamest, hingest ja vaimust ja ütelge jah, jah. Kristusele ustavaks jäänud algkristliku kiriku sulasõnad kuulutama teile Jumala armu ja mõistan teid kõikidest teie pattudest lahti Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Aamen, aamen, aamen. Au olgu kogu loodu loojale, hoidjale ja kaitsjale ja meie issandale kõrges. Au kiitus olgu igavest kolmainu Jumalale. Tema oma armumäes meid avitanud jälle. Meist hea meel on Jumalal. Issand, kanna meid läbi meid lõpuaegade ja too rahu siia maailma. Issand, olgu sinu ihu, südame, hinge ja vaimuga. Ja sinu ihu, südame, hinge ja vaimuga. Ja palugem siis issandat üheskoos nõnda üteldes. Issand, me oleme tulnud sinu ette ja paluma kõige selle eest, mis oleks vaja, et muutuks sinu väärilisemaks. Issand, me paneme lootuse sinule ja me loodame, et me suudame järgida sind ja sina ilmutaksid meile tõde. Issand, tee nii, et võimalikult paljud inimesed tuleksid sinu juurde ja võimalikult paljud inimesed leiaksid sind. Ole kõikide nende inimestega, kes on kitsikuses ja hädas,
kes on vaevatud ja koormatud ja piinatud. Ole nendega. Ära lase inimestel murduda, issand, sellel karmil ajal. Ole nende ligi eriliselt. Ja anna neile julgust vastu astuda oma loomusele ja sind teenida, sinu õnnistusi vastu võtta, sinu ligi olla, sinuga jääda ka siis, kui kõik muu on meid hüljanud. Isegi siis, kui meil ei ole enam midagi muud, issand, jäänud ka ainuüksi sina. Ole siis ka meie ligi. Kaitse meid, hoia meid, juhata meid meie päevades. Ja anna meile selget äramõistmist ja äratundmist, mis on sinu tahtmine ja mis ei ole sinu tahtmine. Ilmuta meile seda. Ole meiega eriliselt siis, kui me oleme kitsikuseks ja koormatud ja vaevatud. Ja seda kõike palume meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Aamen, aamen, aamen. Ja nüüd kuulgem pühakirja lugemist esmalt Vanast Testamendist. Jeremiia raamatu 4. peatükist salmid 1-4. Kui sa Iisrael pöördud, siis pöördu minu poole, ütleb issand. Ja kui sa mu palge ette kõrvaldad oma jäledused, siis sa ei saa kosutuks. Kui sa vannud, nii tõesti, kui issand elab, vannud tões, õiguses ja õigluses, siis õnnistavad rahvad endid temaga ja kiitlevad temast. Sest nõnda ütleb issand Juuda meestele ja Jeruusalemmale. Kündke enestele uudismaad ja ärge külvake kibuvitste sekka. Laske endid ümber lõigata issandale ja kõrvaldage oma südamete eesnahad, Juuda mehed ja Jeruusalemma elanikud. Et mu viha ei süttiks nagu tuli ega põleks teie tegude kurjuse pärast, ilma et keegi kustutaks. See on issanda sõna, tänu olgu issandale ja tema ainusündinud pojale. Ja tänase pühapäeva epistli lugemine tuleb meile kirjast Thessaloniklastele 1. peatükist, 1. kirjast salmid 2-10. Me täname alati Jumalat teie kõikide eest, meenutades teid oma palvetes alatasa, meelde tuletades meie teokat usku ja töökat armastust ning vastupidavat lootust meie issanda Jeesuse Kristuse peale Jumala ja meie isa palge ees. Me teame, et teie Jumalale armsad vennad olete valitud. Sest meie evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana, vaid ka väes ja pühas vaimus ning täieliku veendumusega. Te ju teate ise, missugused me olime teie juures teie heaks. Ja te võtsite eeskujuks meid ning issandat, kui te rohkesti viletsust hoolimata sõna vastu võtsite püha vaimu rõõmuga. Nii et te olete saanud eeskujuks kõigile usklikele Makedoonias ja Haias. Sest teie juures on issanda sõna kostnud mitte üksnes Makedooniasse ja Haiasse, vaid kõikidesse paikadesse on levinud teated teie usust Jumalasse, nii et meil pole vaja enam midagi rääkida. Nad ju ise teavad, kuidas te meid vastu võtsite ning kuidas te olete ebajumalast pöördunud Jumala poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat. Ning ootama taevast tema poega Jeesust, kelle ta on surnuist üles äratanud ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. See on issanda sõna. Tänu olgu issandale ja tema ainusündinud pojale. Ja tänane evangeeliumi lugemine tuleb meile Luuka evangeeliumist. Ja täna me loeme Luuka evangeeliumi 8. peatükist salmid 14-18 ja see kirjakoht on ka siis tänase teenistuse jutluse võtete aluseks. Mis ohakatesega kukkus on aga need, kes sõna küll kuulsid, need edaspidi lämmatavad nad muretsemised ja rikkus elulõbud ning nende vili ei saa küpseks.
Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Aga ükski, kes on süüdanud lambi, ei kata seda asjaga kinni ega pane voodi alla, vaid paneb selle lambi jalale, et tuppa astujad näeksid valgust. Sest midagi ei ole peidetud, mis ei saaks avalikuks. Ei ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks. Pidage siis silmas, kui te kuulete, sest kellel on, sellele antakse. Kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevat. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus, kogu loodu hoidja ja kaitsja, meie issand ja meie issand. Ja nüüd on meil üheskoos võimalus tunnistada risti usku algkristliku usutunnistuse järgi. Mina usun kogu loodu loojasse, nähtava ja nähtamatu maailma valitsejasse, kõige väelise isasse, tema ainusündinud pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, kelle lõi ilmale sinu ustav teenija Neitsi Maarja. Issand on kannatanud mõistmatust ja alandatust oma kaasteeliste käest, kui ta sinu sõna kuulutas. Juuda poolt reedetud, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, ilmutanud ennast jüngritele, andnud käsu teha jüngriteks kõik rahvad. Üles läinud taevasse, sealt tema istub Jumala oma isa paremal käel. Tuleb varsti kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha issandale truuks jäänud algkristlikku kirikut, pühad osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Ja nüüd, kallid kaasteelised, siis tänaseks jutluse lauluks on meil siis laul 264. Ma kummardan sind armu vägi, mis Jeesuses end ilmutanud. Ma astun armastuse ligi, mis põrmu peale halastanud. Mu oma mõte ära kaob ja armumerre üksi vaob. Küll väga sa mind armastanud ja kui su süda nõuab mind, see me armind äratanud, et minu hing ka ihkab sind. Mu sees sa asu armuvõimus, et võrsuks sind ka sinu vaimus. Su oma issand on mu süda, sa minu vara ja mu võit. Mu eest sa kandsid surmahäda, et mulle tõuseks elukoit. Sa maksid minu võla ära, mu hinge õnn ja kallim säära. Oh Jeesus, oma püha nime mu südamesse kirjuta, et sinu suure armu ime
võiksin sisse vajuda, et sõna, töö ja terve elu siis kuulutaks su nime ilu. Armu ja rahu meie Isalt ja Issandalt. Ja Issand õnnistagu seda sõna ja Issand ilmutagu siin oma püha vaimu. Ja jutluse alustuseks loeme Luuka evangeeliumist 8. peatükis 17. salmi. Sest midagi ei ole peidetud, mis ei saa avalikuks, ei ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks. See on püha evangeelium, kiitus olgu sulle, Kristus. Tegelikkuses ei olegi midagi peidetud, mis ei tuleks ilmsiks, sellepärast et Issand on kõikjal ja Issand näeb meie südametesse. Issand tegelikult teab meie kohta tõde, sest Johannese evangeeliumi 14. peatükis ja 6. salmis on öeldud, et mina olen tee, tõde ja elu. Inimeste südamed on ju Issandale tuntud. Järelikult kõik see, mida me tegemata jätame või mis meid koormab või vaevab või mis meile tõsiselt haiget teeb, aga mida me ligimesele ei suuda andeks anda või mida ligimene ei suuda meile andestada, on ka Issandale nähtav. Sest vägagi palju on neid situatsioone ja olukordi, kus me tegelikult oleme sattunud vääriti mõistmise ja hukkamõistu osaliseks. Teinekord ka sellepärast, et me Issanda sõna ja seadust oleme truult järginud ja ei ole läinud kaasa kõikvõimalike agendadega. Muidugi on olemas sundolukorrad, kus inimesel ei olegi muud valikut, et kui temal sõltub sellest leiva teenimine, et ta teatud agendaga kompromissi teeks, siis ei oleks siin otseselt enam mitte midagi parata. Kellel on, selle antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse viimanegi ära. Mida see õigupoolest siis tegelikult tähendab? See tähendab tegelikult seda, et kui inimene mingitel põhjustel usu kaotab ja kui ta Jumalas kahtlema hakkab kriisis, siis talt võetakse ära need õnnistused sageli, mis tal varem on olnud. Kui raske on öelda, et ära kaota usku. Kui raske on seda säilitada siis, kui me võtame inimlikus plaanis, kui oleme sattunud mingisugusesse kriisiolukorda ja kus meil ei olegi tegelikult peale Issanda enam mitte midagi jäänud. Sest inimene on niimoodi, et ta näeb sageli ainult nähtavat ja seda, mis parasjagu talle on ette antud või seda, mida tema silmad tegelikult nägema hakkavad. Sest kriisis ja vaevas inimene tegelikult ei saagi lõpuni tunnetada, kui talle kedagi appi saadeta, kes tema siis Issanda juurde suunaks ja kes teda aitaks ja kes teda viiks lähemale sellele samale tee, tõe ja eluni. Meil kõikidel on selliseid olukordi ja me ei saa öelda, et kui meil on praegu hästi, et praegusel lõpuajal meiega sellised situatsioonid ei teki. Praegu on natuke lihtsam aeg, kuid karta on, et ega kurjus oma plaane ei jäta ja ühel hetkel ikkagi tuleb kõik see, mis siin oli siin sügisel ka tagasi. Inimesed pannakse jällegi teatavate valikute ette, muidugi mitte igal pool, aga enamasti. Ja siis ongi, mida siis valida lõpuks, mida teha või tegemata jätta. Mida olen tähele pannud tegelikult, et see, mis praegu toimub, on paljude jaoks raskesti mõistetav, et pausi aegadel tekib inimesel illusioon, et nüüd ongi kõik möödas, aga loomulikult see ei ole niimoodi. Ja sellel hetkel lööbki välja inimese usk. Kas ma usaldan Jumalat? Mis on üldse tema tahtmine, kui ma olen juba kõigest muust ilma tegelikult jäänud ja mul ongi ainult minu usk ja minu Jumal.
Öeldakse küll, et õnnistus tuleb või see tähendab teinekord ka seda, et asjad lähevad ülesõnaga, aga see ei pruugi seda siiski tähendada. Eriti sellisel juhul, et issand nõuab meilt tegelikult ikkagi mingeid ohvreid ja on mingeid asju, millega siiski ei ole võimalik kompromisse teha, mida me ei saa kuidagi endale lubada. Tegelikult, kui me oleme heas olukorras ja kui meiega on issanda õnnistus maises mõttes, siis on meil tegelikult äärmiselt lihtne Jumalat teenida. See ei ole üldse raske. Seal on muidugi see oht, et inimene hakkab ise ennast jumalaks pidama. Aga kui nüüd toimuvad mingisugused muutused või mingisugused kriisid, siis inimene ei tule sellega kaasa. Inimene mõtleb, et kõik jääb endist viisi, kui see asi, et küll see asi kuidagi minust mööda läheb ja küll kõik muutub endiseks tagasi. Aga tegelikult on paratamatus see ja nagu maine maailm näitab ja maine ajalugu näitab, et asjadel ei ole kombeks tagasi tulla. See, mis tuleb, on kindlasti erinev sellest, mis oli eelnevalt. Ja selle tõttu, kui inimesed, paljud kaasteelised, ei julgegi astuda samme, et tulla ja hakata päriselt ja reaalselt issandat teenima. Sellepärast, et paljud maise maailma väärtused, mis on päris kriisis ja süvakriisis, hakkavad siiski kaduma. Siin ju tänases kirjakohas on öeldud, et see oli siis selle külva tähendamissõna külvast lõpp, et inimese südamed on erinevad ja kui nüüd sõna kuskil langeb, siis selle sõnal on tegelikult väga erinev saatus. Ühtede südametest ta kannab vilja, paljude südametest ta mingitel põhjustel ei kanna. Aga ilmselt on ka asi lihtsalt selles, et inimene sageli ei tunne oma südant, isegi parima tahtmise korral. Ja kui nüüd miski vilja ei kanna, siis tuleks enda käest küsida, et milles siis asi on. Kas ma olen ikka piisavalt truu ja ustav Jumala sulane. Ja kui me selle vastuse ühel hetkel kätte saame, siis tekibki olukord, kus meil avaneb tegelik tõde ja avaneb see, mis me tegelikult väärt oleme või ei ole. Kõik need, kes oma ligimesed on unustanud, lihtsalt sellepärast, et see ligimene ei ole teatava endaga kompromissi teinud, et nende taga on sageli hirm ja kellegi teise arvamus või midagi sellist, mida see vaene inimene tegelikult ise endale ei pruugigi absoluutselt teadvustada, mõista ja aru saada, mis siis tegelikult toimumas on. Ja kui inimesed tegelikult peidavad oma anded ja talendid vaka alla ja ei jaga neid ligimesega, ega siiski ei ole ju parem lugu selles mõttes, et nad teavadki mingid võimalused tegemata, jäetakse tulemata, minemata, valitakse kahjuks midagi muud, mis on kurb ja kahetsusväärne. Arvestamata sellega, et kui palju siis seda aega on, kus saaks koos käia. Me ju ei tea seda. Ainult üks on päris kindlasti teada, et see, mis oli eelmine aasta, tuleb tagasi ja kindlasti veel hullemal kujul. Seda on kahju kuulda ja kahju ka öelda, aga ei ole mõtet ju rääkida seda, mida ei ole tulemas, vaid ikkagi mõttekas on rääkida seda, mis tõenäoliselt on tulemas, sest kuna praegused protsessid on siiski pooleli veel ja me täpselt tegelikult ei oskagi ette kujutada, milleni see kõik lõpuks ära viib. Ja selle tõttu ongi väga tähtis, et inimestel oleks sõna südames ja et see vilja kannaks. Sellepärast, et siiski niimoodi, et ei ole võimalik elada sõna järgi, kui me endale ei tunnista tõde. Ehk kui me endale ei tunnista seda, millised me tegelikult oleme ja milline me loomus tegelikult on. See ongi inimlikult raske, sellepärast, et tänapäeva maailmas ei räägita enam sellest, mis inimesest saab siis, kui ta siit maisest ilmast läheb. Et mingis mõttes on ju maine elu ikkagi inimese armuaeg
ja kui talle pakutakse võimalust meelt parandada ja sõna kuulata, siis on see võimalus alati täiesti olemas. Probleem on tegelikult sageli selles, et seda ei tunta ära või otsitakse sealt, kus seda ei ole. Ja siis hakkavad probleemid. Ja siis ongi küsimus selles, et kus seda siis ei pruugi olla, siis seda külvatakse sinna niimoodi, et see ei lähegi kasvama, sest see ei pruugi õige olla. Selles on see probleem. Ja kui sõnakuulutaja südames pole Jumalat või kui ta on kuidagi mingitel põhjustel selle kontakti kaotanud, siis ta, sõltumata sellest, kas ta on siis lihtvaimulik või lihtsalt jutlustaja või kõrge positsiooniga issanda teener. Et see tegelikult Jumala riigis see positsioon ei näitagi väga mitte midagi peale selle, et see on vastutus ligimise ees. Tal on antud vastutus Jumalat teenida, sõna jagada. Ja mida kõrgem positsioon, seda rohkem issand eeldab temalt, seda rohkem nõutakse tema käest, seda rohkem inimesed loodavad sageli temale. Ja ka siin me jääme jällegi ohtu tegelikult, et paljudel juhtudel on külvatud isikukultuse seemneid, mitte issanda sõna. Ja seal ei teenitagi issandat, et teenitakse hoopis midagi muud. Hoopis midagi muud, mille peale mitte mingil juhul ei saa tegelikult mitte kuidagigi lootust panna. See õpetus, mis on südames, on äärmiselt tähtis. Et kui me ikkagi ei tunne praegusel juhul ära seda, et on mingid lõpuajaprotsessid käimas, siis on kahjuks niimoodi, et see pühakirja tundmine ei ole just kõige parem. Ja kui inimesed ei julge kutset vastu võtta, siis on ka see pigem arguse ja teadmatuse märk. Nad ei ole mõistnud päriselt lõpuni, mis tegelikkuses toimumas on. Me ei saa ega tohi seda mitte mingil juhul ära unustada. Sest kui me selle ära unustame, siis me võime hinge kaotada. Ja siis lõpuks pole enam kõigel muul mitte mingisugust tähtsust. Siis me kaotamegi selle hinge ära. Ja siis see, mis saab, sõltub sellest, kas me siis võtame Jumala armu vastu, kui me oleme sattunud kriisiolukorda või kui meil enam mitte midagi ei ole.